Siin oleme nüüd siis praktikamajas, kus on meil kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitajate praktikatööd. Müürseppadel on kõige keerulisem leida selliseid ülesandeid, mis kenasti ära mahuks ja samas oleks piisavalt keerukad ja huvitavad neile teha, aga oleme leidnud võimaluse. Antud töö siis imiteerib maja välisseina koos soojustuse paigaldusega ja sinna ette siis laadud kivivoodiga puhta vuufina. Nüüd need tööd on siis mõeldud paaris töödena ja selliseid väikeseid sutsakaid on võimalus siis meie majas õpetada. Müüritööde kõrval kohe on näha üks puitkonstruktsioon, mis on mõeldud siis puusseppadele ja selle maja peal me õpime katuse konstruktsioone, katuse katmisi, vahelagesid, treppe ja seina isolatsiooni paigaldust kuni voodilauani välja. Üks asi veel, mis selle maja peal saab nii-öelda eriti hästi õpilastega läbi käia, see on soojustus, see on üks asi, ja teine asi on õhutihedus. Tavaliselt nende väikeste objektide peal see õhutihedus tegemine ei taha või väikeste harjutustööde sõlmede peal ei taha see õhutiheduse teema väga hästi välja tulla, sellepärast et tegelikult on võimatu katsetada. Siin, antud juhul, kui tegemist on tervikuga, on meil põhimõtteline võimalus, et kui see objekt või see konstruktsioon ühel hetkel valmis saab, teibitud, tihendatud, kõik mis peab, siis me saame ka teha õhutiheduse kontrolli. Natukene naljaga pooleks öelduna see, et õpetaja ja juhendaja teab, kes kust teipis ja kes kuhu, kuidas villa pani, nii et termokaamera ja õhutiheduse test aitab õpilastele moodulliinet panna.